kus täna vastamisi külalismeeskond Selver Taldek ja kodumeeskond Bigbank Tartu. Tänase mängu kohtunikud, mängu esimene kohtunik Jaanit Kaul. Mängu teine kohtunik Toomas Murulo. Ja väljakule kutsuda tänased algkoosseisud. Ja külalised Selver Taldekist mängivad täna algkoosseisus number 3 Kaun-Erik Kais. Number 4 Kustin Õlva. Number 8 Miikel Varblane. Number 9 Andri Agarits. Number 16 Joosep Põlva. Number 25 Andres Jefanov. Ja meeskonna libero number 11 Georgi Sitnikov. Meeskonna peatreener Aavo Keel. Tartu, tänane algkoosseis. Number 6, Martti Juukavi. Number 10, Stefan Kaival. Number 21, Jack Williams. Number 23, Rico Vardo. Number 99, Mart Naaber. Lähtsuuri mängija 1-2-0-2, Aleksander Erma. Ja meeskonna libero kuulmed mängija number 13, Johan Vaater. Meeskonna peatreener Alar Rikberg. Tere ilusat pärastlõunat kõikidele võrkpallihuvilistele, ütleme siit Tartu Ülikooli spordihoonest ja algamas on siis Helme Messer meeste Balti liiga järjekordne kohtumine. Külalismeeskond täna siis Selver Tallinn ja kodumeeskond Bigbank Tartu. Ja algkoosseisud just siin teie ees ka enne me väljakule jooksid, suuri muudatusi seal ei ole ka, et hetkel parimad võimalikud koosseisud, mis siit võtta on, vigastusi ka kindlasti siin on. Ja vaatame, kuidas see mäng siis täna siin kujunema hakkab ja paneb siis Bigbank Tartu meeskond tänases pühapäevases ühest vähestest võrkpallimängudest, mis täna toimub üldse pallimängu ja lähemad 2 tundi peaks siis selgust tooma, kes selle mängu siit võidab. Esimese mängu siis põhiturniiril võitis kodus Selver Taldek 3-0, kellele oli see üllatus, kellele mitte, et vaatame, kuidas siis kodumeeskond täna Bigbank Tartu siis Selveri vastu hakkama saab ja esimene rünnak Jefanovilt blokist outi ja kohe siis Jefanov esimesel rünnakul on ka resultatiivne ja on seda olnud siis ka terve selle hooaja, nii palju kui seda siin olnud on meil mõned kuud, nii et number 25 Jefanov ise ka pallima 1-0, Selver Taldek juhtimas esimest geimi. Nii, hüppelpalling, aga läheb outi, näitavad kohtunikud ja seis on 1-1. Ja paneb siis Bigbank Tartu meeskonna poole pealt palli mängu sidemängija Aleksander Erma. Nii, planeerib palli, kästi on käes Selveril see ja saab ka
esimese rünnakupunkti number 16 Joosep Põldmaa ja 100% siis rünnak hetkel olnud Selveril, et 2 ilusat rünnakut ja 2 ilusat punkti ja seis on siis 2-1 Selverile. nii, ja Selver TalTech pallimas. nii, serv käes Bigbankil, keskelt proovitakse ja Mart Naaber keskelt. Võib-olla mõnevõrra kaugel see vastuvõtt oli, aga Eermalt ilus tõste sinna keskele ja Mart Naaber ka seda väga hästi ajastas ja seis on 2-2. no kõik rünnakud on nüüd punktiks löödud siin geimi alguses 4 tükki, et vaatame, kuidas see mäng edasi kujuneb. Siit tõstest ilmselt asja ei saa, hädapall nüüd Tartu poole peale, vaatame, kuidas lahendatakse. Tagant liinist Marti Juhkami ja toob siis 3. punkti juurde. ja 3-2 Marti Juhkami ilus tagantliini rünnak ja saab siis Marti ise ka pallima minna. Esimest korda siis kodumeeskond selles mängus juhtimas. nii, aga tuleb selline ette kõks palling ja 4. punkt Bigbankile, 4-2. ja Marti taas pallimas. ja vaatame, millist pallingut siis serveerimas, seekord on 3. katsel. nii tugev palling, aga läheb out'i ja see tähendab, et seis on siis 4-3, ikka kodumeeskond juhtimas. nii, Andri Agandits pallimas. ja vaatame siis Andri planeerivad pallingut, kuhu tsooni see läheb ja kuidas Tartu meeskond siis rünnaku saab üles võetud. nii, selline pool hüppelt, pool planeeriv palling, aga Tartu saab ründama minna. Kaibalt, kaitses on Selver all. Kais esimene rünnak, see ei jää maha, Eermann kaitses all, uus võimalus, Nõllak tõstmas. Kais oli vist out'i see pall minemas, aga libero Johan Vahter ikkagi kaitses, puutus selle palli ära ja 4. punkt siis läheb Selverile. nii, ja Andrei Aganit siis pallimas. 4-4 esimeses geimis. nii, palling on käes, keskel proovitakse, Mart Naaber lööb selle palli sisse, näitavad kohtunikud ja seis on 5-4. küllaltki sinna joone lähedale see pall kukkus ja seis on 5-4 ja Mart Naaber pallimas. nii, väike viivitus ja mäng saab jätkuda. Mart Naabri palling, 5-4. nii, serv ei olnud kõige paremini käes, Kustin Lõlvaku ani maha, jää nüüd Kaibald. ilusasti diagonaali Stefan Kaibald ja 6-4 Bigbank Tartule. Läks vastuvõtt veidikene võrgu peale, Kustin Lõlvak oli seal hädas sellega ja lükkas siis palli Tartu poole peale, aga Stefan Kaibald siis sealt tuli kiire vastus Stefan Kaibaldi rünnakust. 6-4 mäng jätkumas, keskelt proovitakse, Mihkel Varblane lööb selle palli punktiks ja ilus selline pool vahe, pool tõusev tõste sinna Kustilt tuli ja 5-6 esimene game, vähemalt esimene pool siin on küll punkt punktis olnud ja pallimas siis Selver TalTech, Kustin Nõllak. nii, vastuvõtt ei ole kõige paremini käes Tartul. Kaibald, plokkaitse peab Selveril, Nõllak tõstmas. Kais ja nüüd Kais lööb selle palli punktiks ja 6-6. ilusasti vasaku käega Kais pall punktiks. nii, ja viiginumbrid ja pallimas siis Kustin Nõllak. nii, nüüd on serv käes, Jerma tõstmas, keskelt proovitakse, plokkaitse peab Selveril. nii, tõste madal Kaisil nüüd ja proovis siis Joosep Põldmaa tagantliinist tõsta nüüd Kaur Erik Kaisile, muidugi oleks võinud ka ise Joosep sealt tagantliinist selle palli ära lüüa, aga tõstis siis Kaisile, Kais võib-olla ei olnud ka väga valmis selleks tõsteks ja läks see pall siis sinna ploki alla kinni ja kindel punkt Bigbankile, 7-6. nii, aga tuleb äss ja lööb siis ässa
Lincoln Williams, vabandust, Jack David Williams. Lincoln Williams mängis siis ammu Eestis. Aga ikkagi ja Jack Williams ja 8-6, jällegi Bigbank Tartu meeskonna 2-punktiline edu. Vaatame Williamsi järgmist servi, jällegi hea palli. Nõlvak võrgu kohal raskustes, millise tõste Kusti Nõlvak nüüd tegi ja ühe käega ilusasti selja taha ja kindlasti pool punkti Kusti Nõlvakule. Ilus tõste, ilus punkt rünnakus Selverile ja seis on 7-8. Ja pallimas siis Kaur Eerik-Kais. Nii, aga läheb pallin keset võrku ja 9. punkt Bigbankile. Ja pallima läheb siis Stefan Kaimalt. No kerge selline õhkõrn initsiatiiv on olnud hetkel Bigbankil selles game'is, et vaatame, kellele siis kukub järgmine punkt. Nii, serv on käes Selveril. Nõlvak, keskelt proovitakse, aga Nitsa blokis kinni. Nii, Kais tõstab. Põldmaa, blokk kaitse peab Tartul, rünnakust asja ei saa. Uus võimalus Selveril. Nõlvak, Kais anitab ja jääb siis nagu sidemängijatele see pallide mängimine ebatäpseks ja Kusti Nõlvak on natuke hädas nende tõstetega seal ja hetkel ka siis tõste läks taha liini seal ja astus siis, tundub, et seal keegi ründajatest tagaliini joone peale ja seis on 10-7 Bigbank Tartule. Nii, Sidnikov võtab vastu Nõlvak tõstas, ilus tõste, aga nüüd lajatab siis ikkagi ja Selver Taltek selle palli punktiks. Ja number 25, Jefanov, tõi selle punkti. Nii, 8-10 Selveri poole pealt vaadatuna ja pallimas siis number 8, Mihkel Vardlan. Nii, serv on käes Bigbankil. Williams blokkis kinni, uus võimalus Bigbankil. Keskelt proovitakse, aga jäi liialt madalaks ja tõste sinna Wardlow'le ja seis on 9-10. Seis on 9-10 ja Vardlane pallimas. Nii, serv on käes Bigbankil. Juhkami kaitses saab veel alla, Vardlane käed. Vabandust, Aganits käed, ikka Vardlane käed jah, näod ja nimed sassis, aga see pall ikkagi kaitsest läheb outi ja ilusasti Marti Juhkami diagonaali punktiks ja seis on siis 11-9. Nii, väga hea palling Wardlow'lt ja ässaks 12-9. 3-punktiline Bigbank Tartu edu hetkel ja vaatame, kas Selver ka time-out'i kasutamas on, hetkel mitte. Ja vaatame siis, kuidas Wardlow järgmise serviga hakkama saab. +3 Tartule. Jällegi hea palliga Sidnikov vastuvõtuga raskustes ja 13-9 ja time-out Selver Taltekile. Bigbank Tartu näes viib ka täna koos teiega. Nii, esimene raske metk siis Selver Taltekile selles esimeses game'is ja on siis Rico Wardlow head servi näidanud ja 13-9 on siis Bigbank Tartu juhtimas. Nii, nüüd on serv käes, vaatame Selveri rünnakut, keskelt proovitakse ja Andrei Aganits toob ilusa punkti 10-13, päris palju ka temposse tõsteid antud game'i esimeses pooles.
mida on alati võrkpallis meeldiv näha, et ka tempot kasutatakse, et muidu temporündajad tavaliselt kipuvad niisama seal hüppama. Ja tõsted ei saa, aga mäng on jätkumas. Seis on 13-10, Eermaa võrgu kohal ja proovis sealt Hani saada, aga seal Hanil oli siis number 16, Joosep Põldmaa ees ja 11. punkt siis Selverile. Ja Selver Taltek pallimas, number 25, Andres Jefanov. Võimas palling, aga on serv käes, Juhkami tõksab, aga ei jää see tõks maha, nüüd on Bigbanki kontravõimalus. Williams ja plokist out ilusasti Williams ja võib-olla pikkuse mõttes kõige võimsam mängumees ei ole, aga on hästi osav see Williams ja ranne on ka väga hea, nii et diagonaalründaja alati ei peagi väga pikk siin olema, et kui osavust on ja lööki on ja rannet on, siis ikkagi punktid tulevad ja Williams kipubki sealt plokist neid palle ilusasti outi keerama nagu seekord ja seis on siis 14-11. Oli vist see palling outi minemas, Kais sai selle küll kuidagimoodi kätte. Põldmaa kolmese ploki vahel seal raskustes, aga nüüd siis esimene suurem vaidlus selles mängus, et kas oli käsi all või ei olnud, aga minu teada selle peale videovaiet võtta ei saa, et vaatame, kas meie siit korduses midagi näeme. Nii, nüüd vaatame. Nii, aga mäng läheb juba edasi. Plokk kaitse peab Selveril. Nõlvak tõstmas, Jefanov tõste madal, seal on plokk ees. Nii, pikem pallivahetus nüüd Kais. Ja siin appelleeritud pall oli maas, aga mäng jätkub. No nüüd on kindlalt pall maas ja eks see nii on alati, et kui üks raske moment on kohtunike jaoks, siis teine tuleb alati sinna otsa ja närvilisust juba on, aga võetakse ka time out maha ja seda kasutab meil Bigbank Tartu. Nii, mõlemal võistkonnal siis üks time out kasutatud, seis on 14-13, Bigbank juhtimas ja pallimas siis Selver Taltek. Nii, aga läheb siis palling outi, nagu ikka peale time outi tihti peale on võrkpallis ja Bigbank Tartu 15-13 juhtimas. Ja pallimas siis Martti Juhkam. Nii, palling Selveril käes, Nõlvak tõstmas, Kais plokist outi ja Kais lööb selle palli plokist outi ja ka Kaisil on selline ebamugav löögikõrgus, eriti veel vasak käsi, et sinna nagu sellest tema löögist otse plokipunkti on väga raske saada, et nagu nägime ka siit plokis kõrge kaarega see pall outi lendas ja seis on 14-15, Selver on ühepunktilises kaotusseisus. Nii, serv on käes Bigbankil. Aga nüüd on siis Williams plokis kinni, kuhu läheb tõste Juhkami tõstmas. Kaivalt plokis kinni. Kaitse peab nüüd Tartul, saab Selver oma kontravõimaluse hoigu madalaks ja tõste seal ja ikkagi noppis Bigbank Tartu selle punkti, 16-14. Elu eest võitlesid seal kaitses tartlased ja plokilöögid toodi kõik seal kaitses üles ja väga valus punkt Selveri jaoks läks kaduma. Nii, väike platsi kuivatus ja mäng saab jätkuda.
pallingujoone taga siis Mart Naaber, 16-14, ikkagi seda kerget initsiatiivi on Tartu suutnud hoida praegu. nii, serv on hästi käest Altekil, madal natuke võib-olla Jefanovil oli see tõste ja kas suutis veel punkti välja võluda sealt Jefanov, tundub küll jah. ei saagi täpselt aru, kas seal oli keegi võrgus või oli plokipuude, igal juhul pall Selverile ja seis on siis 15-16. nii, Bigbankil serv käes, Kaibald. ei jää see pall maha, nüüd on kontravõimalus Selveril. nii, aga vilistati siis võrgupuude Bigbank Tartule ja seis on 16-16. Kaisi ründalöök läks küll out'i, aga vilistati siis sealt keegi võrku ja võetakse ka esimene videokordus siis Tartu meeskonna poole pealt. nii, aga videokordus siis hetkel töödeldakse ja vaatame, kas siis saab selge pildi ette, kas keegi oli võrgus või ei olnud. nii, seis on siis 16-16, tegelikult väga oluline, kellele see punkt nüüd läheb siin. et juba game'i lõpupunktid hakkavad siin lähenema ja nii, vaatame, kas me siis näeme siit midagi. ikkagi hea, tundub, et võrgupuude oli ja maandumisel keegi läks seal võrku, äkki Riko Võrdlõu ja seis on siis 16-16. Selver Taltek palliks. nii, ei saa Juhkami pallingut kätte, Kaibald. nüüd on suurepärane kontravõimalus Selveril, Kais. kaitse peab Tartul, Irma tõstmas, Lordlõu ja 17-16. oli suurepärane siis kontravõimalus ka Selveril, aga Kais ei lahendanud siis ära ja et plokk kaitse tõi selle palli üles, Kaisi ründelöögi ja sai siit siis kiire punkti hoopis Bigbank Tartu. ja pallimas siis number 21, Jack Williams. eelmises servivoorus väga häid serve näidanud, ka see väga hea serv nüüd. võrgu kohal seal võitlust, aga Nõlvak ikkagi jääb seal kaotajaks, tema kätesse pall läheb out'i ja seis on 18-16. ja kõik algas siin Williamsi ilusast pallingust ja punkt tuli siis Tartule ja vaatame Williamsi järgmist pallingut seisul 18-16. jällegi see 2 punkti, mis Tartul siin edu on olnud. kogu selle game'i väitel ikkagi püsib ja ässaks see palling läheb ja 19-16. ja vaatame, kas on ka veel time-out'i siin kasutatakse ja Selver Talt tegi time-out. nii, Selveri 2 time-out'i kasutatud selles game'is ja
jällegi olukord, kus siis Selver Taltek on jäänud Bigbank Tartu servi surve alla ja vaatame, kas siis sellest seisust nüüd Selver rabeleb veel välja, et mitu korda on Selver siis selles game'is paari 3-punktilisest kaotusseisust välja tulnud, hetkel on seis 19-16, Bigbank pallimas. Nii, nüüd on serv enam-vähem käes, Nõlvak tõstmas, Kais tõksab, aga outi nüüd Kais tõksab selle palli ja 20-16. Peagi kas läks seal nüüd plokki latka otsima, aga täitsa sinna poole meetri jagu Kaur-Eeriku ründele kauti läks ja seis on siis 20-16. Väga võimas palling on Williamsil, et 21-16. 21-16. Nii, vaatame. Number 15 peaks siis paberite järgi olema Mats Rones, nurgaründaja Selveril ja tuleb ta siis väljakule ja Joosep Põldmaa tuleb ära. 21-16. Nii, Williams. Päris pikaks jäänud pallingujoone taha juba. Jällegi väga hea palling, nüüd on Selveril vaja see ära lahendada, et siit edasi saada. Blokk kaitse peab nüüd Bigbank Tartul. Vaatame, kas ka rünnakule saadakse. Kaibald on blokis kinni, Kaibald ja natuke jah, võib-olla lühikeseks hädatõste jäi sinna, aga teades Kaibaldit, ega ta seal kunagi anitama ei lähe, et ikka proovib seda rünnakut raiuda, aga mis pole ka vale muidugi. Aga praegu jah, liialt diagonaali keeras selle ja seal oli ilusasti blokk ees ja 17 punkt Selverile ja saadi siis Williamsi serviseeriast üle sellega. Kaibald lööb selle palli pikki piiri punktiks ja 22-17. Ja Stefan Kaibald ise ka palli. 5-punktiline suht turvaline edu siis hetkel Bigbankil ja vaatame siis, kuidas Selver selle servi kätte saab ja kuidas rünnakule minnakse. Nii, Jefanovi löök tuuakse nüüd kaitses ülesse. Kaibald, blokk kaitse nüüd peab Selveril, oi madalaks jäävad tõsted praegu Vardlasele eriti ja Jefanov. Jällegi kaitse peab Tartul. Juhkamine Anita, pikem pallivahetust nüüd. Rones lööb selle palli blokist outi. Mats Rones lööb selle palli blokist out ja on veel Selver elus selles game'is, 18-22. Ja pallimaas Mihkel Vardla. Väga hea palling, nii, vaatame nüüd. Williamsi lahendus blokist outi ja nagu rääkisime, et Williams on selline osav. Ja, et keerab jällegi randmega siit blokist outi selle palli ja on tõeliselt hea leid olnud see Williams Bigbank Tartule, et hästi efektiivne, hästi kvaliteetne, teeb hästi vähe vigu. Nii et igati tipp-topp mängumees see Williams on. Nii, vaatame jällegi vastuvõtuga raskustes Selver, et nüüd on siis Bigbanki võimalus. Kaibald anitab. Nii, Nõlvak tõstmas. Rones lööb selle palli nüüd outi ja siin game'i teises pooles on rünnak ära kukkunud Selverist täielikult ja rünnaku vigu tuleb järgemööda ja 24-18 ja on Bigbank Tartu jõudnud siis esimese game pallini esimeses game'is. Nii, jällegi Selver vastuvõtuga raskustes, kas suudavad päästa? Suudavad. Nii, Bigbankil võimalus see game lõpetada nüüd. Williams, nüüd on blokis kinni, Williams blokis kinni ja võib-olla natuke madalaks ka jäi, et ei saanud sealt enam keerata kuskile seda. Ohohoo, 19-24. Ja pallima Jefanov, kui Jefanov siit nüüd 2-3 ässa järjepanu vajutaks, siis oleks kõik veel võimalik selles game'is. Nii, palun väga, esimene äss on olemas. Esimene äss on olemas ja vaatame, kas tuleb vahetus või time out ka Tartule. Tuleb vahetus. Number 3 väljakule.
Toomivaara ja Aleksander Eerma väljakult ära. Nii, Jefanov läheb siis teisele katsele. 20-24. Nii, serv on käes. Juhkami saab hea tõste. Blokis on Tartu kinni, vaatame. Juhkami teist korda teeb sellist kavalat lüket, aga ei, läks ikkagi raiuma. Seal oli blokk kaitse ees Selveril ja Jefanovil ka seda palli punktiks. Nii, uuesti saab Juhkami üritada. Aiga, nüüd kas oli see tõesti kätepuude või oli auti lihtsalt minemas, igal juhul seda palli Jefanov kaitses kätte ei saanud korralikult ja olid omad võimalused veel Selveril selle geimi lõpus, aga see geim on siis läbi 25-20 ja jääme ootama teist geimi. Telias on nüüd lillad hinnad. Leia palju kvaliteetseid seadmeid ainult nüüd ja praegu tõsiselt hea hinnaga. Tutvu valikuga e-poes ja esinduses, sest kõige paremaid pakkumisi jätkub vaid kiireimatele. Lillad hinnad Telias. Telia. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Tartu vastuvõtuprotsent esimeses geimis 59, Selver TalTechil 33%, Rünnak Tartul 37 ja külalistel 47, plokipunktid Selveril 4-2. Nii, oleme tagasi siis Tartu Ülikooli spordihoones ja teine geim on algamas. Esimeses geimis siis Selver ikkagi suuresti Tartu servisurve alla jäi ja
ja väga head servi näitas Tartu meeskond esimeses geimis. Selver siis vastuvõtuga mõnevõrra hädas oli, aga uus geim on algamas ja paneb siis Mihkel Varblane pallingu mängu. Nii, Juhkami võtab vastu, Eerma tõstab, keskelt proovitakse kohe ja lööb siis Wardlow, Rico Wardlow selle palli punktiks, seisuks 1-0. Ja Wardlow ise ka pallimas. Nii, Sitnikov võtab vastu, Nõlvak tõstmas, aga nüüd siis hanitab Põldmaa, Joosep Põldmaa selle palli punktiks ja seis on 1-1. Küllaltki pikalt tõi seda palli sealt selja tagant, aga kohtunikud pidasid kõike määruste päraseks ja ilus ani siis Põldmaalt. Seisuks 1-1 ja pallimas siis Andres Jefanov. Väga hea palling, vastuvõtt enam-vähem käes Bigbankil. Juhkami, oi õnnega pooleks nüüd Juhkami lööb selle palli punktiks ja seis on 2-1. Läbi trossi see pall siis kukkus Selveri poole peale ja teine punkt Bigbankile. Ja pallimas siis Aleksander Eerma, 2-1 Bigbank juhtimas. Nii, aga et Eerma nüüd serviga eksib, seda näeb ka suhteliselt harva ja seis on siis 2-2. Ja number 16 pallima, Joosep Põld. Nii, Vahter võtab vastu, Eerma tõstmas. Juhkami ja lööb ära, Martti Juhkami väga suurt koormust täna on saanud ja euromäng ka veel all Pärnu vastu, sealgi sai päris palju tõsteid, nii et loodame, et kestab ka kindlasti järgmise nädala karikamängudeks, millest me kindlasti jõuame veel rääkida tänase ülekande jooksul. Nii, nüüd ei saa Selver servi korralikult kätte, Tartul kontravõimalus, Eerma tõstmas. Nii, Williamsi ründelööki ja maha, aga nüüd uuesti Williams ja 3-2. Esimese ründelöögi plokk-kaitse tõi siis Selveril üles Williamsi löögi, aga kaitsest läks see pall siis nii õnnetult sinna võrgu kohale, et Williams siis sai selle kohe punktiks lüüa. Nii, 4-2 Bigbank juhtimas. Martti Juhkami palli, aga nüüd võtab vastu Jefanov. Nii, Vahter on kaitses ja nüüd on puterdamist sealt Tartu meeskonna poole pealt. Ja ei suudagi siis 3 määruste päruse puutega palli raamidesse toimetada vastaste poole peale Bigbank Tartu ja läheb see pall siis outi. Ja seis on siis 3-4. Ja pallimast number 9, Andri Aganits. Nii, võtab Kaibald vastu, keskelt on Mart Naaber blokis kinni, Williams tõstmas. Aga nüüd Kusti Nõlvak voni maha ja päästavad tartlased seda palli, nüüd ei tea mitmes kontrapall juba selles mängus Selveril. Aga läheb seegi outi, Jefanovi ründelöök ja seis on 5-3. Selver peab oma rünnakuid kvaliteetsemaks saama ja mida siis nüüd sealt küsitakse kohtunike käest, kas ploki puudet või mida, vaatame. Ilmselt hea, siin ploki puudet küsiti, aga mäng jätkub. Jefanovi ründelöök audis ja 5-3 Bigbank Tartu juhtimas ja Mart Naaber pallimas. Nii, serv on väga hästi käes Selveril. Võimsalt nüüd Kais lööb selle palli punktiks ja 4-5. Kaur-Eerik Kais diagonaali punktiks. See väga ilus tõste ja number 4 pallimas, kelleks on Kusti Nõlvak. Nii, Kaibald võtab vastu. Wardlow lööb outi nüüd, näitavad kohtunikud ja Tartut peab kiitma, et väga hästi on serv käes neil
ja saab siis Eerma tõsta igal poole, kuhu hing ihaldab. Hetkel tempomees lõi küll auti, aga mäng jätkumas 5-5 ja pallimas Kusti Nõllak. Nii, nüüd mõnevõrra mitte väga hea vastuvõtt ja Kaibalt plokist proovib auti lüüa, Sitnikov päästab. Kais lööb selle palli ühesest plokist ikkagi Tartu meeskonna väljaku poole peale ja 6-5 üle pika aja on nüüd Selver juhtima läinud ja vaatame, kuidas Tartu meeskond nüüd oma rünnakuga järgmises situatsioonis hakkama saab. Kusti Nõlvak on pallimas ja väike platsikoivatus ka. Ja saab siis Kusti Nõlvak pallingu mängu panna, seis on 6-5. Nii, ei ole kõige paremini vastuvõtt käes. Nii, aga nüüd ikkagi Kaibalt lööb selle palli plokist auti, nii kui kiitsime Tartu meeskond, et vastuvõtt on väga hea olnud, siis natuke viimastes situatsioonidesse kohe kõikuma hakanud aga ikkagi Kaibalt selle tõste lõi nüüd ilusasti plokist auti ja seis on 6-6. Nii, Williams pallikujune taga, kes lõi 3-4 ässa kindlasti eelmises geimis, et vaatame, kuidas läheb nüüd. Nii, Sitnikov võtab vastu, Jefanov tõstab. Kais on seal plokis kinni, Nõlvak tõstmas, Kaisile. Kais ei saa seda palli punktiks, plokk kaitse peab Tartul ja Kaibalt lööb selle palli diagonaali. Nii kui Selver rünnakuga hädas on, siis punkt läheb Tartule, sest oli ka võimalus 2 korda nüüd Selveril see ära lahendada, aga punkti sai ikkagi Tartu ja 7-6 on siis Bigbank juhtimas ja pallimas Williams. Ohohoo, tahtis ilmselt vardlane see palli nüüd Sitnikovini lasta, aga õnnetult sai vist seal vastu pead või vastu selga ja jällegi Williams on pahandust tegemas serviga. Nii, nüüd on serv käes, Nõllak tõstmas. Kais, oi, kui kõrgele hüppab see Kais ja ühese ploki vastu lööb selle palli lihtsalt sinna 3 tsooni maha. On ikka looduse poolt Kaisile antud hüppevõimet ja rannet ja kavalust ja kõike. Ainult võta, mängi võrkpalli ja teeni raha. Kais ise ka pallimas, Tartu saab pallingu kätte, Kaibalt nüüd vist lõi auti, näitavad kohtunikud, Kaibalt ise ka näitab, et pall oli audis ja saab siis Selver ka vajaliku punkti juurde. Ja Kaur-Erik Kais pallimas. Nii, väga hästi on Tartul käes. Williams ilusasti punktiks ja oli ka võimalus sinna Wardlow'le keskele tõsta, aga väga ilus tõste. Taha liini Eermalt ja seis on siis 9-8. Bigbank juhtimas. Ja pallimas Stefan Kaibalt. Nii, ohtlik palling jällegi sinna ühe tsooni, Kais on vastuvõtuga raskustes ja 10 punkt siis Bigbankile, 10-8. Nii, serv on käes, keskelt, tõsta natuke madal võib-olla, aga Bigbank saab kaitses kätte, Kaibalt. Ei jää see pall maha, plokk kaitse peab Selveril. Jefanov. No ei saa kätte Tartu seda kaitses enam ja Jefanov toob vajaliku punkti Selverile ja väga palju siis Tartu meeskond plokk kaitses saab nüüd palle kätte, et otse punkte Selver rünnakust saab väga harva, et viimane oli see Kaisi ilus rünnak, et ilmselt peab Selver siin rünnakut teravamaks saama, et mängus püsida, seis on 10-9, Bigbank juhtimas ja Vardlane pallimas. Väga võimas palling, Tartu saab kätte, Eerma päris kaugelt peab tõstma, Williams on nüüd küll plokis kinni ja
natuke kinni jooksid seal Eerma Williams seal üksteisega ja jäi vähe ruumi seal sirutada Williamsil ja seal on ilus Selveri plokk ees ja seis on 10-10. ja pallimas Mihkel Vardlan. nii, aga läheb auti. Tsoon ei olnud küll paha siin neljatsooni see palling panna, aga läheb auti ja seis on siis 11-10. Bigbank juhtimas ja pallimas Rico Wardlow. nii, vastuvõtt mõnevõrra kaugel, saab küll Selver rünnakule minna ja seesama, millest rääkisime, et otsepunkte on rünnakust vaja Selveri, täpselt selline punkt ka tuli hetkel, kui ma ei eksi, oli see number 16 Joosep Põldmaa. nii, selline nii-öelda siis rahvakeeli tiksumine käib, et 11-11, viiginumbrid on siin pidevalt tablool, et vaatame, kuidas see mäng edasi kujunema hakkab. nii, Juhkami plokist kinni. Juhkami seekord lööb ära ja et tundub natuke tiksumise moodi ja tundub üldse, et mõlema võistkonna mõtted on juba tegelikult järgmises nädalas, et on siis esimesed nii-öelda otsustavad mängud juba järgmine nädal, sellel hooajal on Aadu Lukase karika poolfinaalid kolmapäeval, millegipärast 2 mängu samal ajal. Üks on siis, kui ma ei eksi, Tallinnas õhtul kell 7 TalTechis mängivad siis Selver, TalTech ja Pärnu esimest poolfinaali ja teine poolfinaal peaks esimene mäng olema Võrus kolmapäeval. Natuke kummaline on, et need 2 mõlemusmängu nüüd ühel ajal on täpselt 7, et need, kes saali ei jõua, need peavad siis 2 ülekandet vaatama, kui üldse ülekandeid tuleb, aga ma kindel pole, ma loodan, et tuleb. Et ju see siis sellest ikkagi tuleneb, et saali ajad on sellised lihtsalt, et need mängud peavad siis olema kolmapäeval kell 7 Tallinnas ja Võrus samaaegselt. Ja korduskohtumised juba siis nii Tartus kui Pärnus peaks olema siis täpselt nädala aja pärast 3. detsembril, mis on siis jah, ülejärgmise nädala tegelikult, aga nii, mäng on jätkumas 14-12, Bigbank Tartu jällegi hea serv ja selleks oli Martti Juhkami. nii, 2-punktiline väike initsiatiiv Tartul on ja Martti Juhkami taas pallimas. nii, ei saagi Selver servi kätte, kontravõimalus. aga nüüd kaitse peab, aga nüüd ei saa ka lihtsalt otsepunkti. Kai sanitab, kui kinni joostakse seal rünnakuga, et oi. Nõuti siin 2 puudet või 4 puudet vahetada, mäng läks päris kiireks ka, aga lõpeb see pallivahetus ikkagi vist antenni löögiga, tundub seal ja Laur-Erik Kais lõi antenni ja seis on 15-12. Väikest diskussiooni seal kohtunike ja treenerite vahel, aga lõpeb see siis Selveri time-out'iga. Nii, Selveri time-out läbi, 15-12 Tartu juhtimas, teist game. Ja Martti Juhkami peaks minema siis pallima. Selle game'i esimene raske mett nüüd Selveri meeskonna jaoks, et kui see vahe läheb siin päris suureks, siis on raske jälle Selveril, et vaatame, kuidas Martti Juhkami siis pallinguga peale time-out'i hakkama saab. Nii, paneb pallingu lihtsalt mängu,
Õlvak tõstmas ja Aganits õnnitab selle palli punktiks ja 13. punkt Selverile. Ja pallimas number 9, Andrei Aganits. Aga läheb siis Andrei palling out ja seis on 16-13 Bigbankile. Ja pallimaas Mart Naaber. Nii, Kais ja ilusasti Kaur-Erik Kais vasakuga see pall punktiks ja ei tea, kas nüüd tundub lihtsalt kommentaatoril, aga publiku huvi on ka kuidagi leige tänasel mängul, et ei tea, kas on nüüd päevas asi, et 23. november just sellepärast on publikut vähevõitu või lihtsalt nii on täna. Aga ilus seesama kavalus, millest Williamsi puhul rääkisime ennem, et väga kaval osav mängida on ja annitab siis Randmega blokis selle palli out ja 17-14. Ja pallimas Williams. Nii, aga läheb Williamsi palling out ja saab siis Selveri meeskond 15. punkti juurde. 15-17. Läheb siis Kaur-Erik Kais pallima. Ja tulemas siis vasakukäeline hüppelpalli. Mitte midagi uut ei ole ja Tartu saab selle kätte ilusti. Wardlow, blokk kaitse peab nüüd Selveril. Jefanov saadakse ka see kaitses kätte. Väga hea tõste nüüd Williamsile, aga ebaõnnestus Williams nüüd rünnakul ja silma jääb ka see, et Jefanovi löögid üldiselt on kaitses kõik üles saadud, et Jefanov nüüd väga palju pahandust ei ole täna Tartule teinud ja ilusasti on siis liber on nende löökidel all ilusasti olnud ja seekord saadi ka veel tõste ette, aga Tartu meeskonnal ikkagi rünnaku viga tuli ja seis on siis 17-16, vaid 1 punkt on Tartu edu. Nii, Koibald on nüüd küll blokist kinni. No võimalikem pikem blokk, kes siin üldse olla saab, Varblane ja Jefanov olid ees ja tuleb time out Tartule. Nii, ikkagi jaa, Kaisi servide ja rünnakute toel on nüüd Selver mängu tagasi tulnud ja 17-17 teises geimis ja Kaur-Erik Kais pallimas. Nii, Wardlow võtab vastu, Erma tõstmas keskelt. Oli seal Varblane blokiga hädas ja Wardlow ise võttis vastu ja ise ka rüntas keskelt ja 18-17 sai Tartu ikkagi juhtima nüüd selles geimis ja see eduseis on vaid 1-punktiline. Stefan Kaibalt palliks. Nii, mida näitavad kohtunikud, et see pall oli sees, aga võetakse videovaie. Vaatame, kas see pall oli sees või audis. Väga oluline punkt selles geimis ja ka mängus ilmselt, et vaatame, kellele see kukub. Nii, vaatame siis. Igaüks saab siis ise otsustada, kas see pall oli sees või väljas ja kohtunikud ka otsustasid, et see oli audis ja Avo Keelelt igati õige videovaie.
oli see pall audis ja seis on siis 18-18. ja pallimaas Selver Talten ja Mihkel Varblane, aga jah, ikkagi silma jääb see, et Selver ikkagi servil peab kõvasti juurde panema, et serv kipub natukene pehme olema ja servi vigu tuleb ka, et jällegi serv võrku, seis on 19-18 ja Bigbank juhtimas ja Rico Võrdlõu pallingujoone taga. Nii, Sitnikov võtab vastu ja Paanov tõstab võrgu kohal võitlust. Naaber ja Aganits olid seal vastamisi. Nii, kaitse peab Tartul. Rünnakust ka väga hästi ei saa, nüüd on kontravõimalus Tartul. Juhkami ei löö selle palli punktiks. Kais tõstmas. Põldmaa ja ei suutnud Võrdlõu seda palli siis kaitses kätte saada ja seekordne kontrapunkt kukkus siis ikkagi Selverile. Ja seis on siis 19-19. No vaatame, kas läheb punktis lõpuni või suudab keegi siit 2-3 punktiga edu saada, et Jefanov pallingujoone taga, väga võimas palling, Tartu mõnevõrra raskustes vastuvõtuga. Võrgu kohal võitlust ja Juhkami blokist auti ja oli selline raske pall seal võrgu kohal ja blokist ilusti auti ja 20-19 on siis Bigbank juhtimas. Nii, Sitnikov võtab vastu, Nõlvak tõstmas. Jefanov oli seal blokipuude ka ja kaitses ka kätte ei saadud ja 20-20. Ja pallimaa number 16. Joosep Põld. Nii, serv on käes Bigbankil. Aga nüüd anitatakse, Williams anitab kavalalt ja 21-20. Ei tulnud siis julgestus alla sellele pallile enam ja saab Bigbank 21. punkti. Ja pallimas Bigbank Tartu ja Martti Juhkam. Nii, Sitnikov võtab vastu, Nõlvak tõstab. Kuidagi võrgu peale läks see tõsta jälle. Aga nüüd Aganits tahtis peaga punkti saada, aga läks ikkagi peast auti ja oli siis blokis kinni Adri seal ja 22-20. Ja tuleb time out Selveril. Nii, 22-20 ja Martti Juhkami pallimas. Nii, Nõlvak tõstmas, Kais anitab, kaitses käest Tartul, Kaibald. Nii, nüüd on vaja rünnakupunkti Selverile veel siin mängus püsida, aga seal on blokk ees, seal on Kaisil nüüd väga pikk blokk ees ja 23-20. Nii, 23-20 ja 2 punkti minna siis Tartu meeskonnal geimi võiduni. Martti Juhkami, nii, Sitnikov võtab vastu, Nõlvak. Jefanov blokis kinni, kuhu läheb tõste, Aganitsale. Nii, Tartu kontravõimalus. Kaibald, aga lööb selle palli auti, näitavad kohtunikud ja 21-23 Selveri poole pealt vaadatuna ja pallingujoone taha läheb siis number 12 Helger Hääl.
21-23. nii, Vahter võtab vastu. Mart Naaber keskelt. Ja 24-21. Ja oleme jõudnud esimese game pallini teises game'is 24-21, aga tundub, et tulemas ka vahetus. Ja väljakule tuleb number 16 Rauno Kink ja tuleb siis Rauno pallima. Ei ole Raunot ammu pallimas näinud, et ei tea, kas tal on hüppelpalling või planeeriv palling või jalad maast palling, et kohe näeme siis. 24-21 igal juhul game palli Rauno nüüd mängu paneb, Rauno Kink. Nii, serv on käes Selver. Aga nüüd ikkagi jaha. Jefanov selle palli plokist auti lööb palli vastu teist kohtunikuga. Aga jäi siis tehnika nii kaelas kui ka kõrvas kohtunikel terveks ja 24-22. Ja pallimaas Kusti Nõlvang. Napilt auti ja see tähendab, et 25-22 ja game'i on võidnud Tartu, nii et jääme ootama kolmandat game'i. Telias on nüüd lillad hinnad. Leia palju kvaliteetseid seadmeid ainult nüüd ja praegu tõsiselt hea hinnaga. Tutvu valikuga e-poes ja esinduses, sest kõige paremaid pakkumisi jätkub vaid kiireimatele. Lillad hinnad Telias. Telia. Võidu toob koju Kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal.
punktigi kuni aasta lõpuni võite endale koju ise hea hinnaga kas või selle sama väljakul olnud tugitooli soetada. Aga teise geimi statistika 44% Tartu meeskonna vastuvõtt ja Selver TalTechil 38, rünnak Tartul 46, vastastel 48, plokipunktid 2-1 Selverile ja suurimad punktitoojad Bigbank Tartul Martti Juhkami, Jack Williams 5 punktiga ja Selver TalTechi Joosep Põldmaa samuti 5 punkti. Nii oleme otsepildis endiselt siis Tartu Ülikooli spordihoones ja käimas on siis Helme Messer Balti liiga põhiturniiri kohtumine Bigbank Tartu ja Selver TalTechi vahel ja 2-0 geimidega siis Bigbank peal ja esimene Wardlow palling kohe ässaks siin läheb kolmanda geimi alguses. See on järjekorras juba 10 äss selles mängus. Ja kui ma aru sain saali diktori jutust, siis 10 äss selles mängus juba, et vaevalt muidugi kõik Wardlow omad on, aga vist on siis 10 ässa juba löödud Tartu poole pealt 2 geimiga vaid. Aga nüüd vilistati siis keegi seal võrku tundub ja seis on 1-1, saab siis Selver TalTech punkti juurde. Igal juhul punkt Selverile läks ja pallimas Mihkel Vardlane. Nii, vastuvõtt ideaalselt käes. Juhkami lööb selle palli punktiks ja väga ilus vastuvõtt, tõste ja rünnak. Ja seis on 2-1 Bigbank juhtimas. Ja Aleksander Eermaa pallimas. Nii läheb Eermaa palling outi ja samamoodi nagu 2 esimest geimi, et see geimi esimene pool on punktis läinud suhteliselt ja siis geimi teises pooles on ikkagi Tartu eest ära läinud ja 2 geimi võitu noppinud. Vaatame, kuidas läheb selles geimis 2-2 ja Selver TalTech pallimas ja Andres Jefanov. Nii, serv on käes, Eermaa tõstmas. Juhkami. Seekord see kaval kõks maha ei jää. Uus võimalus Bigbankil. Williams blokist outi ja seis on siis 3-2. Jack Williams ilusasti blokist outi ja 3-2. Ja pallimas Bigbank Tartu ja Martti Juhkam. Nii on vastuvõtuga raskustes Selver täna ja nüüd juba teine äss sinna 6 tsooni ja 1 tsooni vahele ja ei suudetud ära jagada, kes seda võtma peab seal ja 4-2 Bigbank juhtimas. Nii, seekord on serv käes. Põldmaa blokis kinni. Põldmaa blokis kinni ja 5 punkt Bigbankile. 5-2. Ja tuleb kiire time-out Selverile. Nii, Selveri time-out läbi, 5-2 Bigbank juhtimas ja Martti Juhkami. Aga läheb siis ka nii kogenud mängijal nagu Juhkami palling peale time-outi võrku ja seis on siis 3-5 ja pallimas Selver TalTechi poole pealt number 16 Joosep Põldmaa.
nii, väga hästi palling käes. Mati Uhkami selline bumeranglöök maha ei jää. Jefanov lööb auti, näitavad kohtunikud ja Jefanovi panusest võib-olla oleks vaja täna juurde natuke panna. Et võeti ka videovaie. Vaatame, mida see videovaie näitab. Jään vastuse võlgu, kas vaadatakse praegu võrgupuudet või mida, et ei saanud saali diktori jutust täpselt hästi aru, aga igal juhul videovaie on, et vaatame, kellele see punkt kukub. Ja seis on 6-3, Bigbank Tartu juhtimas. Nii, videovaiet endiselt vaadatakse ja vaatame, mis siit välja võlutakse siis. Nii, seis on siis 6-3, Bigbank juhtimas. Ja ikkagi vaadata jah, kas sees outpall ja otsustasid kohtunikud, et see pall oli audis. Aavo Keel näitab, et tuli sees, et aga jah, ju siis. Nii, vahepeal sain infot, et oli seal vist mitu asja, et võrgupuudet vaadati, kas pall oli juba maas, oli siis võrgupuude või mitte, aga igal juhul punkt tartlastele läks eelmises voorus ja lähme juba mänguga edasi ja seis on 6-4. Ja pallimas Andrei Aganits. No 4-6, ei ole Selveri jaoks midagi hullu veel. Nii, vastuvõtt mõnevõrra kaugel Bigbankil. Kaibalt saab rünnata, plokk-kaitse peab Selveril, vaatame, kuhu läheb Peste, kas keskele, ei. Jefanov plokist auti ja seis on siis 5-6. Ja eelnev videovaie siis jah, tundub nii, oli korrektselt seletatuna, et vaadati, et pall oli küll audis, et kas enne palli maha minekut keegi seal võrku läks, aga kõik oli määruste pärane ja selle videovaide punkti sai Tartu ja mäng jätkub juba nüüd seisult meil 6-5, mitu punkti on edasi juba mängitud, et vaatame, kuidas see mäng edasi läheb, milline kaitse nüüd Bigbank Tartult, libero poolt, Vahteri poolt, nii uus võimalus. Williams plokist auti ja ei suudeta seda Williamsit täna kinni saada kuidagi hea. Ja seis on 7-5, Tartu sai nüüd vajaliku punkti. Tuli siis Selveri juba 1 punkti kaugusele siin ja Bigbank saab ka servima minna. Nii, Jack Williams pallimas, 2-punktiline Bigbanki edu. Nii, Sitnikov ei saa servi kätte ja 8-5. Libero Sitnikov ei saanud servi kätte ja Williamsilt järjekordne äss.
nii, 3 punkti Bigbank Tartu edu. nii, seekord serv käes. Jefanov blokist auti, Jefanov ja 6 punkt Selverile. ilusasti plokil arvast auti ja kaitses Tartu enam seda kätte ei saanud ja Pallimaa number 4, Kustin Elvak. nii, serv on käes Bigbankil, keskelt proovivad ja Wardlow lööb selle palli punktiks. väga ilusad tõsted täna Bigbankilt ja täpsed tõsted ja rünnakud on efektiivsed olnud Bigbankil ja seis on siis 9-6. Bigbank Tartu juhtimas ja Stefan Kaibald pallimas. aga nüüd ebaõnnestus täielikult see Kaibaldi palling nüüd. Servis sinna Marti Juhkamile sülle suisa, aga ju siis ei tabanud seda palli õieti Stefan ja seis on 7-9. Selveri jaoks kõik võimalik veel selles mängus. Mõni käik juurde igas elemendis ja vaatame nüüd siis, kuidas Kaur Erik Kais serviga hakkama saab. Aga läheb palling võrku ja 10-7. Ja pallimas Rico Wardlow number 23. Nii, Põldmaa vastuvõtuga raskustest, Nõlvak tõstab. Põldmaa, Wardlow kaitses, Eerma tõstmas. Juhkami jaanitab selle palli punktiks ja seis on 11-7. Jõuga surus sealt plokist läbi selle palli Marti Juhkami ja 11-7. Ja pallimaas Rico Wardlow. Nii, serv on käes Selveril. Aga nüüd Jefanov proovis sama teha, mis Marti Juhkami, aga see hani maha jäänud, seal oli plokk ees. Põldmaa anitab. Williams tõstmas. Juhkami ja raiub plokist auti selle palli Juhkami. 12-7 ja Selver TalTechi time-out. Nii, 12-7. Kolmandas geimis Bigbank Tartu juhtimas. Selver TalTechi vastu ja pallimas siis endiselt Rico Wardlow. Aga läheb palling võrku ja 8 punkt Selverile, 8-12. Ja pallimaas Mihkel Vardlan. 4 punkti hetkel siis Selveri kaotusseis. Nii, aga tuli päris ohtlik palling ja vist näkku ka seal Kaibaldil natukene. Aga kõik okei. Kõik okei, ei juhtu midagi halba, ainult punkt Selverile ja seis on siis 9-12. Väga ohtlik serv oli see, et vaatame, kas suudab jätkata. Samamoodi ässaks ja 10-12. Selline pool hüppelt, pool hübriid palling ja tuleb time-out Tartule.
sama teema, millest ka rääkisime ennem, et Selveril on oma servi vaja ohtlikumaks saada, et selles mängus püsida ja hetkel siis Mihkel Varblane 2 ässa on löönud, seisuks 10-12, vaatame esiteks, kuidas see serv nüüd kolmandat korda välja tuleb ja teiseks, kuidas üldse peale time-out'i serv raamidesse saada, et vaatame, mida Mihkel Varblane siis otsustab. Jällegi väga hea palling, serv on hästi käes. Williams blokis kinni nüüd ja Williamson blokis kinni ja 11. punkt Selver TalTechile. Väga kähku võivad võrkpallis muutuda asjad siin, et 12-8, 12-7 turvaline edu Tartul ja nüüd siis servil kõvasti juurde pandud Selveri poole pealt ja seis ongi vaid 11-12. See võib siin olla selle mängu murdne moment, kui Selver seda tahab, aga vahevad Tartu ka siin midagi kergelt nikkida tahab, et kuidagi moodi see pall nüüd tahetakse üles vastuvõtult, et tõsta kuskile saaks ja tahetakse rünnakust punkt saada. Aga läheb out'i see palling ja läheb out'i siis Varblase palling ja 13-11 Bigbank juhtimas. Ja pallimas Aleksander Eermaa. Nii, Sidnikov, Mölvak tõstmas. Jäi seal jah, Jefanovile see tõsta liiga kiireks vist ja tuli ka Sidnikovi vastuvõtt kuidagi ebamugavalt Mölvakule ja jooksid kokku seal ründaja ja lööja ja jäi vähe aega otsustada seal Jefanovil ja blokk oli kõrge ees seal ja seis on 14-11. Ja pallimas siis endiselt Bigbank Tartu. Aleksander Eermaa, nii Sidnikov, Mölvak. Põlma nüüd blokis kinni ja 15-11. No sai vahepeal Selver TalTech siin ikkagi ree peale tagasi, nüüd jällegi on siin kahepunktiline kaotusseis kahanenud 4-punktiliseks kaotusseisuks ja 15-11. Bigbank Tartu juhtimas. Nii, Sidnikov, serv on hästi käes. Põlma lööb selle palli out'i, näitavad kohtunikud. No jaa, võib-olla ka Andre Aganitsi sealt keskelt kasutada, et vaatame temparünnakut ka, aga tulemas vahetus. Tuleb siis Joosep Põlma välja ja number 15 Mats Rones platsile. Nii, Eermaa pallimas. Nii, serv on käes, nüüd sai Aganits oma tõsta, aga läheb ka see rünnak out'i ja 17-11. Ja pallimas Aleksander Eermaa. Nii, Sidnikov, Mölvak, Jefanov blokis kinni, Mölvak tõstmas. Nii, ei saanud siis jah blokki ette nüüd number 15-l Mats Ronessile, Bigbank Tartu korrektselt blokki ja blokist out'i. Ja 12-17. Ja pallimas siis samamoodi juhtliku serviga Andres Jefanov. Nii, palling on käes Tartul. Juhkami, kas nüüd lööb out'i, näitavad kohtunikud. Kas nüüd lööb out'i, näitavad kohtunikud, väikest vaidlust siin on, aga võetakse video vaie ilmselt võrgu puutele, vaatame. Löök oli küll audis, et plokipuute kohta siin video vaiet võtta ei saa, aga ju siis võrgu puute kohta, et kas plokk oli võrgus või olnud, et vaatame. Täna on jah siis nii mõnigi video vaie siin võetud, et vaatame, kuidas läheb selle video vaidega.
17-13 on seis ja vaatame, mis otsus siis kohtunikelt tuleb selle vaide osas. Vaadatakse ilmselt, kas plokk oli võrgus või ei olnud rünnakuaeg. Ka jällegi selline oluline punkt, et kui Selver saab selle, siis on neile ka kõik okei. Kui Tartu saab, siis edu on juba siin 5-punktiline ja nii, ja tulemas küll kohe siis otsus, vaatame. Näete teie ka. Näidatakse, et oli siis plokk ikkagi võrgus ja maandumisel. Ja Avokeel seal teise kohtuniku juures pahane, et ei tea jah. Nii, vaadake, eks igaüks ise saab otsustada siis televaataja, arvutivaataja, et kas maandumisel võrk liikus või liikunud. Igal juhul kohtunikud näitasid, et võrgu puude oli ja nagu rääkisime, et kui Selverile see pall punkt kaduma läheb, siis on seis juba 6 punkti. Ja ka veel minnakse siin Selveri kapteni näol kohtunike juurde, et nüüd see seisak on siin päris pikaks kujunenud. Nii, keriti veel seda asja, mis keriti, aga võrgupuude sealt vilistati ja seis on 18-12. Ja Pallimaa, Bigbank Tartu. Ja Marti Juhkami, nii Sitnikov, Nõlvak tõstmas, Jefanov plokist out ja lööb Andres Jefanov ja seis on siis 18-13. Nii, mida näitavad kohtunikud, et sees pall ja ässaks läheb Selveri palling ja võetakse ka siit videovaie. Vist tundub, et võetakse ka siit videovaie. Nii, vaatame, mis otsus siis tuleb. Puki kohtunik näitas sisse, et aga Bigbank Tartu võttis vaide. Nii, ja nagu teiegi eetris näete, siis see pall oli joone peal ja 14-18. 14-18 ja Selver Taltek Pallimas 4 punkti kaotusseis. Nii, Kaibald võtab vastu. Williams blokist rahib auti ja ei suudeta Williamsit kinni saada ja et selline ebamugav löögikõrgus on ja bloki ladvast need pallid sealt ikkagi auti kipuvad minema tema löögist. Nii, aga tuleb siis väljakule Rauno Kink, number 16 Pallimaa Mart Naaberi asemel ja seis on siis 19-14. Nii, Nõlvak tõstmas. Kais lööb selle palli punktiks ja seis on 15-19. Noh, ei lase veel Bigbank, vabandust, ja Selver Taltek Bigbankist lahti selles game'is, et ikkagi proovib siis hoida seda miinimumki vahet, et siin veel kuidagi mängu tagasi tulla. Hetkel on 15-19. Nii, ja Pallimaa läheb siis Selver Talteki poole pealt mängu tulnud Helger Hääl. Vaatame, kuidas siis Bigbank Helgeri serviga hakkama saab. Nii, serv on käes, Eerma tõstmas. Aga nüüd jällegi Williams. No Selveri kaitse peaks ilmselt tahapoole vähe minema küll, et nii palju täna see Williams lööb blokist lihtsalt sinna otsajoone taha neid palle, et ei lähe küll kaugele need pallid, aga kätte ka nagu ei saa Selveri mehed kaitses.
ja 20-15. ja pallimaa Jack Williams. nii, 5 punkti minna siis mänguvõiduni Tartule, et vaatame. Väga võimas palling ja väga võimas palling Williamsilt ja 21-15. ja tulemas vahetus. Tuleb siis Rasmus Meius väljakule number 1 ja Martti Juhkami väljakult ära. ja 21-15. ja pallimas siis Jack Williams. Jällegi hea palling, Selveril enam-vähem käest, Nõlvak tõstmas. Jefanov ei saa kaitses kätte. Johan Vahter seda palli ja Jefanov toob 16. punkti, 16-21. ja pallima siis number 4. Kusti Nõlvak. nii, serv käes Bigbankil, keskelt proovivad Wardlow. ja see pall maha, nüüd on uus võimalus. Uuesti Wardlow ja see teine katse jääb juba maha ja 22-16. 22-16 ja Stefan Kaibalt pallimas. nii, Siitinku võtab vastu Nõlvak tõstmas ja Fanov 17-22. Fanovi panust on nüüd juurde tulema siin hakanud oma võistkonnale võrreldes 2 esimese geimiga ja on punkte siin löönud poiss ja 17-22 on siis Selveri poole pealt vaadatuna. Kaur-Erik Kais. nii, Meius võtab vastu, kas saab ise ka ründama minna? ei, Wardlow keskelt. Wardlow keskelt. ja karika poolfinaalis siis Parrus Võruga mängib Bigbank Tartu, et kui temporündajad nüüd sellises hoos on Wardlow näol Tartul, siis Võru ja peab sealt keskelt nuputama hakkama plokki ette juba, et Wardlow on täna väga hea partii teinud keskelt, et vaatame nüüd Selveri vastust keskelt, see läheb out'i, Varblase rünnak läheb out'i ja 24-17. oleme jõudnud siis esimese matšpallini, 1,5 tundi mängitud. ja selle paneb siis mängu Rico Wardlow, number 23. aga nüüd läheb võrku see palling ja 18-24. eelmisel nädalal juhtus siis naiste liigas selline asi, et Viljandi naiskond oli 8-14 5. geimis taga Võru naiskonna vastu ja võitis lõpuks selle geimi, et vaatame, kuidas läheb Selver TalTechil seisul 18-24, et Mihkel Varblane pallimas. nii, esimene serv oligi siin täitsa hea. Meius ei lõpeta veel seda mängu. aga hoopis number 15 lajatab siit, kelleks on siis Mats Rones. vaikselt nüüd 19-24 Selveri poole pealt vaadatuna, et no vaatame. Tartul peaks olema siis vähemalt siin 4 võimalust veel seda mängu lõpetada, et pallimas Mihkel Varblane. nii, teines 20-24. ja väike platsikuivatus ka. 20-24. nii, sinna viie tsooni läheb see palling praegu Meiuse ja Kaibaldi vahel, et vaatame, kas ka seekord. aga läheb out'i ja 25-20. Bigbank Tartu on selle 3. geimi võitnud ja kogu mängu
3-0 Helme Messer Balti liiga põhiturniiril ja on siis 3 punkti saanud tabelisse. Järgmine nädal siis nagu mainitud, kolmapäev on karika poolfinaalide päev meestel, et kell 19.00 on siis Parrus Võru ja Bigbank Tartu Võru spordihoones ja kell 19.00 kolmapäeval TalTechi spordihoones Pärnu võrkpalliklubi ja Selver TalTech. Ja ega see detsembri lõppki enam kaugel ei ole, kui karika finaalid on 21. detsembril Tallinnas, seekord Unibet Arenal, mitte Saku Suurhallis. Ja siis ongi see aastake juba läbi. Aga Tartu meeskonna järgmine kodumäng peaks olema siis järgmisel laupäeval leedukate vastu. Tänase ülekande tõid teieni siis Baltic Broadcasting Delfi ja kommentaator oli Gerd Kärner, nii et ilusat õhtu jätku ja kohtumiseni. Telias on nüüd lillad hinnad. Leia palju kvaliteetseid seadmeid ainult nüüd ja praegu tõsiselt hea hinnaga. Tutvu valikuga e-poes ja esinduses, sest kõige paremaid pakkumisi jätkub vaid kiireimatele. Lillad hinnad Telias. Telia. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal.